tere sõbrad, täna diiseri laud on meil juba suvele kohaselt nagu välilaud ja välilaual siis Bebopi meil ei ole, meil on pisikene Samsung hoopis. See ei lenda nii palju, aga siia mahub peale infot. Palju? Siia mahub peale infot, sellest me teeme siis edaspidi saatesarja. Just saatesarja, kui palju infot mahub ja kõik paneme siia peale. Küll, see ei ole isegi diiser muide, ei võib öelda ka muide. Võib öelda, et see on diiser. See on järgmise saate diiser. Ja kes arvab praegu ära, mis siin sees on, saab midagi. Saab midagi. Selline asi on meil. Võib-olla meilt, võib-olla kellelgi teised. Täna saates. Need on tulnud see päev, kui need on saates. Ma pean tunnistama, ütlema tõesti seda, et minul ei ole nendega personaalset kokkupuudet nii lähedalt enne olnud. Ma olen näinud neid siin-seal ringi uitamas. No, põhimõtteliselt poes ikka. Poes, ütleme, niisugustel demostendides. Aga nüüd siis on jõudnud kätte see hetk, kui nad on tulnud siia meile. Imelik on, et need nii-öelda robotid ei ole nagu üle võtnud muid valdkondi. Et kuidagi nagu aeglaselt liigub see asi. Need tulid ju juba peaaegu 10 aastat tagasi. Tundub, et tuleksid juba välja. Tundub jah, ja nad on natuke olnud ka igavamad tooted, kuniks sa nendega nagu päriselt ei saa tuttavaks. Vaata, see on samamoodi võib-olla nagu inimestega ka mõnikord. Et inimesed lähevad sinust kogu mööda, aga kui sa saad mõnega päriselt tuttavaks, see tundub tore. Just, ja tegelikult tuleb ka tutvuda nende inimestega, kes nagu, ütleme niimoodi, et neil on rohkem sisu võib-olla, kui nad välja paistavad. Nii see on, ma lähen toon kohe ühe siia selle jutu peale. Keskelt hakkame pihta. Hakkame keskelt sellepärast nimelt, et keskel on kõige ümmargusem ja kõige siis sootsam. Ja, aga me teeksime niimoodi, et me peame diiseri kahjuks laua pealt ära võtma. Miele Scout RX1 näeb sile välja. Oleme kohe praktilised, eks ole, et ärme niisama uduta. Vaid nagu tavaliselt me teeme, vaid võtame kohe rauhti lahti tolmusahtli. Just, äkki selline sahtel, mis Glenni käes on 0,6 liitrit mahutab materjali. Kus sa tead? No, selles mõttes, et ma tean. Okay. Ja mina tean muide, iga 3 kuu tagant tuleb vahetada filtrit. Just, HEPA-filtrit kahjuks, ütleme nii, et ei saa. Ja see käib siit pealt niimoodi lahti, see on sellised nooled, seda ei tasu niimoodi järsku tõmmata lahti, tolmurull välja kukkuda, aga filter on tegelikult siin all. Ja need on küll väiksed asjad, aga samas arvestades, et see on ka väike suhteliselt, siis tuleb seda võib-olla tihti teha, et see on oluline, kuidas see siit välja käib. Just neid seadmeid ju tegelikult on tehtud, mina ei teadnud näiteks, et on tehtud allergikutele, puupõrandale, ma ei tea, koerte omanikele, siis ütleme nii, et iga puuliigi jaoks põhimõtteliselt on oma nagu tolmuimeja olemas. Ma ei ütleks nii hull see asi on. No, alloo, sa peaksid tutvuma asjaga võib-olla rohkem. Ja ega siin tegelikult nendel kõigil muide all on, ma jätkan meie praktilist osa, on enam-vähem samad komponendid, kui ma olen nüüd teada saanud. Et neil on selline hari. Mielel näiteks on välja toodud selline nagu turunduslik sõnum, et see on, ma ei tea, 3 süsteemne puhastamine, et see on kuidagi midagi erilist. Siis tegelikult sellele mitte midagi erilist on see, et üks süsteem on siin, teine süsteem on siin ja 3 on siin. Ehk et see ongi 3 süsteemne, nagu see midagi erilist. Tegelikult kõikidel on see sarnane nagu lahendus olemas. See hari ongi muidugi see, mis eristab teda võib-olla siis tavalisest tolmuimejast, kus tihti sul lihtsalt mingi otsik, aga see kogu aeg käib ringi ja siis... Vaata, ma võin valgustada, sa ilmselt tolmukodus ei võtta, on ju. Mitte tihti, jah. Just, et aga tavalisel tolmuimejal on võimalik ka selline otsik panna. Selge. Vaata, selle koha pealt mulle on see täitsa tehnoloogiline uuendus ja selle saad ikka muidugi välja võtta ja siis puhastada, eks ole. See käib ka muidu väga kergesti siit ära. Ja seda saab puhastada ju tavalise tolmuimejaga. No jah, või siis teise võib-olla samasugusega. Siin tegelikult on ju mitte puhtalt ainult mehaanilised osad, mis ringi käi, vaid ka on ju ikkagi see, mis imeb. Ja samas on siin ka hunnik, ma ei saanud seda kohe tagasi, küll ma pärast panen, siin on hunnik sensor. Et kui võib näiteks tunduda, et siin on kruviaugud, siis tegelikult siin on peidus kruvid. Ma tahtsin küll öelda, et siin on sensorid, aga... Et sensorid on infrakoona sensorid. Aga kusagil siin kindlasti on enam, kui siin on kruviaugud, aga tegelikult siin on ka põhjal sensorid. Ma võin sulle öelda, et põhjal on sensorid eespool 3 tükki. Ja ülejäänud on siin üleval. Et kokku on 10 sensorit, et 7 on siin üleval, mis eespoolt nagu vaatavad seda, kuhu ta läheb, ja siis 3 tükki on siin all, siis vaatavad allapoole, et ta näiteks trepist alla sul ei põruta. No seda me saamegi kohe muidu testida, kas ta siit meie testi laua pealt näiteks põrutab alla. Nii. Hoppa! Aga muide, vaata, kui vaikne ta on. Ta on erakordselt vaikne, ma võiks ütlema. Et kui mina võtan harva tolmu, siis see on palju kõvem hääl. See on nõme, kui kõva see hääl on. Näiteks isegi, kui sul on kodus väike laps, siis see väike laps jookseb niimoodi minema, kui sa tolmuime tööle paned.
Tal ei meeldi see. Küll erakordselt vaikne, pean ütlema. Ma kujutan ette, kui palju rõõmu see pakub nagu väiksematele isikutele nagu kodus on see, et toit tuleb, saab eest ära joosta. Tegelikult see pakub ka muideks minule palju rõõmu. Ma praegu vaatan, kuidas ta siin laval toimetab ja muidugi need harjased näevad välja kuidagi sellised orgaanilised. Jah, ta on nagu väikene selline koorikloom, mis on suurem. Ja loomulikult on ju nendel kõikidel seadmetel, vähemalt mingist hinnaklassist alates peal ka kaamerad, mis vaatavad kogu aeg sulle, et kus ta asub, eks ole. Ja mida me saime teada? Me saime teada, et ta ei sõida igal juhul laua pealt alla. Ta on just tark, vaikne ja Miele maksab, ütleme siis hinna ka kohe, me oleme täna praktiliselt 600 €, et need kõik on muide võetud siis meil Euronixis seda puhku. Just võtsime nagu ühe koha, kus need kõik koos võtta ja Miele on siis kõige soodsam, nagu me ütlesime, et siis 600 € saab sellise vaikselt sahistava asja. Ma lähen toon järgmise. Ma lülitan siit välja, sa võite kaasa võtta. Nii. Mis me näeme? Ütleme niimoodi, et rumba on ju tegelikult see tolmuimeja või robot tolmuimeja, mis panigi vist alguse neile. No šimpans põhimõtteliselt nagu. No jah, et kui me ütleme, kuidas öelda, et MP3 mängija mõnes mõttes võrdub nagu iPodiga, siis jah, robot või see rumba võrdubki robot tolmuimejaga. Ja neid on tänaseks tehtud lugematu arv generatsioone. See on siis nendest nagu tippude tipp. Kõige kallim ja see maksab, ütleme nii, et üle 1000 ta ei maksa. Näeb ju ümmargune välja, samamoodi ees on mingisugune põrkerautel siin. Näeb ümmargune välja. Kui palju siia mahub seda tolmu? Kohe vaatame, kus see käib lahti, näed siit. On mugav võtta või? No täitsa okei, jah. Ma näen siin juba mingit head filtrit. No vaata, aga äkki see ongi siis, sa oled nagu rohkem spetsialist. HEPA filter on siin. On HEPA, jah? Nii. See tuleb siit nüüd kuidagi välja. No ma ei hakka seda välja siit sikutama. Jah. See on nagu selline, nagu autodel võib leida sellised filtrid, vaata. Samas see auk on enam-vähem, ütleme, samas suurusklassis, et sa küll ennem ütlesid täpselt neid liitreid, aga ma saan aru, et kuna sa siin seda täpselt ei tea, siis me seda ei ütle, aga umbes sinna kanti ta tundub. Ja allpool on rumbal põhimõtteliselt peaaegu sama süsteem, need rumba on ühe selle harja ära ratsinud. On ära ratsinud harja. Siin on pannud selle kruvi augu, kus on tegelikult sensor. Nüüd siin on sensor. Ja muidu on tegelikult sama süsteem, aga näe, rumbal ei ole need harjad harjastest, ma vaatan. Just, minu arust on see hea. Jah. Sest mulle ei meeldi näiteks, ütleme nii, et hea on see tolmuimeja neile, kellel on näiteks, ma ei tea, pikakarvalised tütrek kodus. Või siis naine või midagi muud või on ise hästi pikkade juustega või on koerad pikkade karvadega, mis iganes, et siis kerib sinna vahele. Kerib juba halvasti sinna vahele, et võib juhtuda õnnetus. Ja rumbal, nagu ma siit alt praegu loen, on 3 stageline öeldakse niimoodi, eks ole, jah. 3 stageline puhastussüsteem, millel on ka karpeti puust ehk vaiba puust. See tähendab seda, et siis kui ta läheb vaiba peale, midagi, et nagu see siis ta vitamin puust paneb nagu jõudu juurde. Nii et rumba saab siis ise väga hästi aru, kui ta on sileda pinna peal. Siin on rattad kitsamad. Või ta on vaiba peal. Rattad on kitsamad ja väiksemad ka, ma ütleksin, eks ole. Aga kõikidel käivad need rattad ka niimoodi natuke üles-alla, eks ole, et sest ta tegelikult ise suudab ennast veidi sikutada, kui ta vaiba peale satub. Rumba koha pealt võib veel öelda seda, mida ma karbi pealt lugesin, et see kõige ägedam rumba on siis 10 korda võimsamad, kui oli eelmine seeria. 6 ja 7 seeria. Et ennem kui me vaatame, kas ta laua pealt maha sõidab, tuleb tegelikult näidatagi seda, et kui teistel siin olid meil puldid, eks ole, millel oli pult, siis rumbal ei ole pulti. Minu arust on nii eelmine see, et sul millegil on pult. No vaat, nii ja naa, et näed, tegi kohe piiksti. See tähendab, et sidus ennast ära ja no mida siit rumba äpist teha saab, tegelikult see asi näeb välja küll väga lihtsa, lakooniline, lihtsakoeline, et see on iseenesest iPhone'i äpp, see ei ole iPadi äpp. Ja muideks ma peaks ka ütlema, et mina proovisin installida seda äppi ka siis Android-telefonil nimega Nexus 5 ja seal see ei õnnestunudki, sest Nexus 5 on uus Android, mis on nii tark, et ta lihtsalt ei ühendu internetti, kui ei ole internetti ja teadapärast rumba Wi-Fi võrk ei paku internetti. Ja ta kogu aeg küsis seda, et kas ma ikka tahan ühenduda ja kogu see sahmerdamine lõppes sellega, et ma ei saanudki ühendust selle robotiga, sest et telefon sel ajal ilmselt, kui robot tahtis nagu temaga suhelda, keeldus suhtlemast, näitas mulle seda prompti ja kui mina ütlesin, et no palun ühendu, siis selle peale robot oli juba loobunud. Ja asi lõppes sellega, et ma võtsingi välja iPadi ja iPadiga probleeme polnud. Kes leiab kiiresti nüüd internetist juhendi, kuidas uue Androidi ära seadistada Wi-Fi niimoodi, et ma saan ühenduda Bebopi külge, ma saan ühenduda rumba külge. Wi-Fi võrku, kus ei ole nagu internetti ja mitte telefon kogu aeg ei küsiks mu käest prompti ja ta pakub seal muide valikut. Jäta meelde, teine kord ära küsi ühendu külge. See on petekas, ta küsib seda iga kord. Mis hääl
ma tahtsin seda ma praegu ei näita veel, ma tahtsin näidata seda, et Rumba see äpp on selles mõttes tehtud hästi ägedaks, et mina paningi selle äpi kõigepealt käima, sidusin ta ära ja siin on ka väga kihvtilt sellised, ütleme, juhendid, mida teha, et täpselt kuidas näiteks käib tolmu see sama sahtel välja. Nagu. Step by step guide, ma ei pea nagu midagi otsima, mulle see nagu väga meeldis, et ma ei pea hakkama lõhkuma seda seadet, ma ei pea lugema manuaali paberkujul, vaid võtan lahti ja siin selle kohta lausa saabub ka video, et võin öelda, et tahan vaadata videot ja palun väga, siin mingisugune onu või tädi ja kellegi käed võtavad selle lahti, et see on väga kihvt. Ja siit settingute alt ega siit väga palju muuta ei saanud, aga sai öelda, näiteks mis nimi on, ma võin oma robotile panna nime, sest ta on ikkagi ju nagu väike persoon. Robot birthday on sünnipäev. Ära räägi. Et ka päris selline nagu kuidagi, et muuta seda asja kuidagi selliseks elusamaks, eks ole. Ja siis cleaning või puhastamise all ongi võimalik siis öelda, et carpet boost on see sama asi, millest me juba ennem rääkisin, et ta saab ise aru, kas on vaip. Serva puhastus saab siis ise öelda, et kas on sees või ei ole. Ja mis on äge, siis Rumbal on ka, et võimalik on lasta ta 2 korda käima samasse kohta. Kui on väga räpane olnud mingi nädal, et siis... Ja weekly schedule muide oli teistel ka, Miilel oli see ka. Me sellest üldse ei rääkinud, seda on puldist natukene keerulisem panna, nikerdamist rohkem. Rumbal äpist on seda muidugi väga hea, et võtad iga päeva ja paned siit mis kell ja tuld. Et Rumba puhul on ju väga kihvt on ka see näha, kui palju sul on mustuskodus olnud. Nojah, kui sa ise ei saa aru, pehmelt öeldes siis... Sulle tundub kogu aeg, et kõik tood on puhtad, et ei tea, kas ta ka tööd teeb üldse. Siis tegelikult siin on näha, et konkreetselt see Rumba veel ei ole väga palju meil tööd teinud, sest et on ühe mustuse üles korjanud. 5 minutit. 7 ruutmeetrit on puhastanud. Ja üks suur nupp tähendab seda, et palun puhastame. Ja vaatame, kas siis laud saab puhtaks. Oi. Tolmuime ajal tegelikult tuli. Ja kui vaata ergastan. Aga ta läks alguses käima, ma arvan, selles turborežiimis. Ei ole vaja nii kõvasti. Et laud ei olnud meil nii must. Aga ta on vaata, kui ta on selline... Nobe. Väga nobe ja... Väga nobe oled, tõesti sõbere. Miile võttis rahulikumalt. Rahulikumalt tead, et kellele meeldivad rahulikumad robotid võib Miilet vaadata, aga kes tahaks, et asi oleks tehtud. Aga hääl on tunduvalt kõvem. Kohe tunduvalt kõvem, isegi see vaikne režiim. See on ikka nagu vaikne tolmuime ja paneb laud saab puhtaks ja üle serva ei kuku ja ütleme, et me oleme rahul. Rumba is post, end job. Ja saaks muidugi öelda ka, et mine koju, aga see oleks kiusamine praegu kodu, tal on kaugemal koju ma minda nüüd ise. Vau, see näeb välja nagu natukene selline tolmuime ja otsaga aparaat, et siin on isegi sellist vahet sees, et olekski nagu selline otsik oleks siin külduva. Noh, siin meie saadete põlisfännid saavad muidugi öelda, aga et miks ma ei virise sellele, et siin on logo. Teistel oli ka, põlisfännidele ma ei ütle selle kohalt mitte midagi, et on lihtsalt mõningaid asju, kus võib logo olla ja tolmuimeja peal on logo igati okei. Kogu see Samsungi välimus on tegelikult selline äge, et kui te tahate, et teil tolmuimeja oleks äge ja ei ole selline ümmargune plönn, siis siin on sellist nagu lennukust, nagu turbiin on siin. Turbiin, mis siin on äge minu arust, on see, kuidas see ära käib. See käib väga, väga ägedalt ära. Opa! Tehtud. Ja siia teed push. Siia veel push teed siia. No siia teed push ja siis tõmbad, et ega päris nii ei juhtu, aga nüüd juba juhtu. Ja siis opsti prügikasti nagu, et see on nagu väga hästi lahendatud ja vaatame suur see on. See on suurem jah, mulle tundub küll. See on nendest kõikidest kõige suurem. Ja Samsung ka võimsuselt imeb erakordselt hästi. Alt muidu välja ja lahtivõtmise osas on ta sarnane suured rattad ja Samsungil on ka siis samasugune hari nagu... Vaata, kui lai see hari on. See on lai, aga Samsungil ei ole neid harjaseid. Nii et tegelikult ta ei tõmba nagu nurga tagant. Kui sa kodus tekitab prügi väga nagu seina äärde, mis tegelikult, kes on koristaja tüüpi inimene, teab seda, et seina äärde tekivad sellised tolmurullid. Et võib juhtuda niimoodi, et ei saa kätte, aga samas Samsung on väga häälekas ja see häälekus tähendab ka seda, et ta koristab väga hästi, eks ole. Ja, aga tal ei ole jah seda päris sellist servadega tõmbamist ei ole ja ta ei ole nagu seetõttu, ümmargund ei ole, aga seetõttu ongi ta kandiline, et ta saab tegelikult mõnes mõttes selle rohkem nagu nurka ligi. Ta sõidab nagu niimoodi vaata nurga sisse, eks ole. Samsungil äppi pole, Samsungil on pult. Puldi puhul mainimist väärib nupp nimega point cleaning. Siis on võimalik ta siit laua pealt kohe alla sõidutada. Lased siukse pointi näed ja hopsti, point hüppab sinna.
kohe aktiviseerus. Aga see on põhimõtteliselt, see on niimoodi, et sul on kodus, ütleme üks selline, ma ei tea, 3-aastane kodanik ja käib ringi ja sööb küpsist kogu aeg ja siis sa lihtsalt pondid talle järgi, et ta pühib kohe kokku. Tegelikult praegu ma vaatan, et Samsung lihtsalt sõidab. Ta ei saa seda hästi hakkama. Tal jääb siin vajaka. Et ta praegu ei ole oma tolmuimemist üldse rakendanud. Sa võid lihtsalt aga mängida kodus, kui sul iga aeg. Seda saab siis Samsungi puldiga teha. Aga kui me nüüd rakendame siis ka korraks tolmuimemise ja vaatame, kui kõva häält ta siis teeb. Sa ütlesid ennem tuleb kõva häält. Nii. No, mulle meeldib selle hääle juures see, et see meenutab mulle natukene nagu mingit tropiga lennukit nagu. No täiesti korraliku tolmuimeja hääl ja Samsungil on ka tegelikult režiime muide 2, et ma võin öelda ka talle, et palun vaiksemalt. Silence. Ja seda ta tegelikult ise vaatab siis samamoodi nagu tegi seda materjali järgi nagu, eks ole. Ja materjali järgi. Ja kui me oleme praktilised ja räägime ka hindadest, siis tegelikult Samsung hinnaklassilt on väga konkurentsivõimeline. 659. Paneme kinni, sest laua pealt ta nagu näha maha ei sõida. Tundub kuidagi naljaks, et me räägime, et maksab peaaegu 10 000 krooni on ju vanasti. Kroonist ei ole mõtet rääkida, aga lihtsalt nagu ma kogu aeg mõtlen seda, et kui palju elatustasem vahepeal tõusnud, et nagu see on okei kuidagi 600 €. No selles mõttes, kui sa telefoni vastad nagu endale robot-tolmuimet, mina isegi ostaksin juba täna robot-tolmuime ja halvem telefon. Võrreldes rumbaga, mis maksab praegu, tipprumba maksab, eks ole, siin peaaegu 1000 peaaegu. 890. No võib-olla ka isegi veel rohkem. Nii et selles mõttes Samsung on väga konkurentsivõimeline toode ja tarkuselt on nad kõik muidugi väga sarnased. Sa mainisid selle esimese puhul ka, Miile puhul, et on kaamera, kõigil neil on kaamerad, siin on see ka üleval peal, eks ole. Ja mida me muide ei näidanud rumba puhul, aga võime seda ikkagi praegu ka teha, on siis sellised topsikud. Ja seda samasugust topsikut saab ka Samsungile panna lisana juurde. Ehk see on siis koht, kus ta ei lähe üle. Et selle topsikuga on võimalik tekitada selline virtuaalne nagu joon, millest tolmuimeja üle ei astu. Või siis perimeeter. Just. Sellega on meie teooria praktika saanud läbi. Jah. Ja nüüd järgneb siis praktika. Nagu näha, me oleme tulnud koju. Kodus on tavaline põrand, ütleme niimoodi, kus on siis natukene palle, natukene on siin neid helbeid, mida süüakse, kindlasti on jahu. Ühesõnaga nagu ikka näeb välja. Pühapäeva hommikune. Enam-vähem. Ja vaatame siis, kuidas iga tolmuimeja saab nendega tolmu, siis nimetame seda tolmuks, imeb selle ära ja see ongi meie järgmise saate võistlusteema.